väga äge kogemus. Aga õigel ajal ei saanud kahurit paukuma, nii et it is what it is. Kindlasti oli tore kogemus ja mis sa arvad, Kerti? Okei, Kerti ei tea. No tere hommikust kõigile, Majestic vlog alustab, täna on 8. august, me oleme siin Keilas, Keila discgolfi rajal, sellisel sündmusel nagu Keila 100, kus me mängime siis 100 korvi, umbes 7-8 tundi. Meil on siin Majesticu liikmed, seal on Jan, seal on Kirti ja siin on Mr. Nathan. Pargitud by the way. Ja parkis just oma esimese viske ära ja igaks juhuks näitan ka teile, mis siin saama hakkab, siis sellised pigem võrdlemisi lühikesed rajad ja sellised mõnusad väiksed tiialad meil siin on tehtud, nii et 100 korvi, iga 10 korvi tagant teen teile update'i, let's go! Nii, aga nüüd me oleme 46. korvi juures, korv näeb välja selline, on otse ees, suht sirge vise ja skoorid on siis mis? Hetkel siis Jan -4, Roger -3, Nathan 0 ja Kirti +4. No vot, ja nüüd läheme vaatama, kuidas meil see rada läheb. Oi kui magus. See läks veits üle. Saun. Hästi. Kümme rada taas kord tehtud, käes on rada number 56, näeb kaardi pealt välja selline, viskab siis sinna sirgelt Keila tavaline korv ja meil skoorid on mis? Roger ja Jan -7, Nathan +1 ja Kirti +7. Väike trivia question kõigil, kui palju keegi täna öösel magas, Jan? Meie Kertiga mõlemad magasime umbes 6 tundi. 6 tundi, Nathan? Viimane ots 4, kokku enam-vähem 7. Mina magasin ka 4, nii et me oleme kõik väga värsked, aga lähme vaatame, kuidas meil läks. Okei, Mina lähen viima. Lähen passiga, loodan, et jälle pikaks ei viska. Ja peidib ära. Ja läks veits vasakule. Sa arvad, kas ma saan vanglast läbi või? Ma arvan küll. Mul on see Monopoly Get Out of Jail free card olemas. Korra ta nagu ütles mulle, et ära viska mind. Ma olen nii kange kaela, ma ikka võtan. Kas sa oled super kange kaeln või? Oh, just nii. Maasikas. Aga tagasi. Pargitud. Ka pargitud. Hästi. Olemas. No nii, me oleme nüüd 67. rajal, sest ma unustasin 66. filmida, aga 66 oli seal künka otsas, me pidime sealt silla alt siis nii-öelda viskama. Läks enam-vähem okeilt, aga noh, võtame siis 67.
on sihuke üsna lihtne vise, mis täna on kuidagi raske ja Naatan, mis meil skoorid on vahepeal, oskad sa meile öelda? Vaatame. Nii, Jan -10. Hästi. Roger -6. Sitt. Naatan -2 ja Kirti +8. Nice, nüüd lähme järgmisele korvile vastu ja kohtume 10 korvi pärast. Ja 76 korv mängib ta siis võrdlemisi lühikeselt 65 meetrit par 3 otse ees, sihuke lihtne eest või tagant käiv ise. Ja eelmist ma unustasin filmida, andke andeks, aga nüüd ma filmin, mis meil vahepeal skoorid on. Jan -11, Roger -9, Naatan -1 ja Kirti +11. No vot, nii et oleme natukene võtnud juurde, kes kuhu suunas, aga lähme teeme selle raja ära. Hästi. Hästi. Oo. No jutsi. Naatan on metsas. Hästi. Ma pean teile ütlema, et me ei ole üldse head numbrite meeldejätjad, sest see on 98 korv, mis tähendab, et me oleks pidanud 2 korvi tagasi teieni tooma vahekokkuvõtte ja teate mis? See poiss pani 96. korvil holari, nii et siia tulevad ühed aplausid. Aga nüüd 98. 63 meetrit par 3 läheb sirgelt. Siuke lihtne eeskäe põks, mida meil täna ei ole ja vaheskoorid on. Selle holariga Jan võttis siis -17 ennast, Roger -16, Naatan -3 ja Kirti +26. No vot, nii et tihe rebimine. Lähme teeme nüüd selle raja ära. Ai. Tere tagasi, kell on 15.37, ehk siis me oleme rajal olnud mingi 6 tundi, kui ma ei eksi. Ja käes on 6. korv. Tegemist on sellise par 3 42 meetrit, mängib sirgelt, jälle eeskäev ise. Lähme vaatame, kuidas meil läheb, aga enne seda, Mr. Nathan. Roger -20, Jan -18, Naatan -7 ja Kirti 27. No vaatame, meil on veel täpselt 30 korvi minna. Kas tuleb siit mul -30 või ei tule? Äkki tuleb Janil -35, no mine tea, siin võib veel hullu panna. Lähme teeme selle raja ära. It's up there. Mine sisse. Hästi. Vaba. Ilus. Hästi. Oi. Head kitt.
peaaegu. No nii, sõbrad, Nathanil läks kõht tühjaks vahepeal, aga meil on 20 korvi veel minna, praegu on 16. korv. Jälle ma näitan teile 60 meetrist sirget tunnelit ja põhimõtteliselt see on kogu disc golfi maraton kokku võttes, sa pead lihtsalt suutma sirgelt tabada tunneleid. Ja meil vahepealne skoor on nüüd selline. Roger -24, Jan -22, Nathan -8 ja Kirti +27. No vot, 20 korvi veel minna. Mina olen veel 30 rongi peal, ma arvan, et Jan saab ka veel sinna tulla. Teeme nüüd selle 16. ära. Oi, come on. Tere taas, kell on 5, mis tähendab, et me oleme 9 tundi olnud siin või? Jah. Sekk, me oleme lõpuks 26. korvi juures, 42 meetrit, par 3 siin samas ja vaatame üle, mis meil siis viimase 10 korvi jooksul nüüd skoor on tulnud. Roger -29, Jan -25, Nathan -9 ja Kirti +30. No nii, mul on üks veel 30 puudu. Jan peab nõks rohkem pingutama, aga meil on veel 10 korvi minna, nii et anname ennast kõik. No, kui me nüüd alla vaatame, siis see on ju clear foot fault. Oi, niimoodi parkis ära. Nii, here we go. Mul on ka see. No nii, tere! Ma olen siis Nathan Majestic Disc Golfist. Keila 100 väike niuke kokkuvõte. Minu skooriks jäi siis -10. Ilm oli väga hea ja tunnen, et oli parem disc golf kui Jõulumäel, kus ma mängisin siis +13 minu arust, ehk siis 26 viisid siia-sinna, päris hea areng. Ma ütleks, et meelde jäi võib-olla kõige rohkem Janni Holar. Ise viskasin ka 2 korda vastu alarauda, nii et natukene jäi puudu. Aga üldiselt väga äge kogemus ja soovitan kõigile järgmisel aastal kaasa lüüa nendest eventidest. Minu jaoks oli see väga hea õppetund, kuidas teha selliseid lühikesid touchisid shotte, sest et mu eeskäsi esimesed 50 korvi ei toiminud, lõpus ma sain selle toimima, aga siis oli nõks liiga hilja, oli võimalus kindlalt esi 3 tulla oma tugevas grupis, võib-olla isegi võita,
aga õigel ajal ei saanud kahurid paukuma, nii et it is what it is. No nii, aeg kokku siis võtta minu elamused ja kogemused Keila sajalt, siis ilm oli too päev tõesti ilus, et sai kohe jope alguses hommikul maha visata seljast. Siis rajad olid sellised mitmekülgsed, väljakutse oli olemas täitsa ja üsna nii mõnelgi rajal leidsin ma siis uusi vigu oma mängust, mida ma kindlasti olen nüüd vahepeal jõudnud natuke jälle välja juurida. Aga hästi õpetlik päev, pikk maratonlahing, kindlasti oli tore kogemus ja mis sa arvad, Kerti? Okei, Kerti ei tea. Selline see discgolfi mäng juba on tänapäeval. Vahepeal lihtsalt ei tea, mida öelda oma päeva kohta, aga ma saan oma päeva kohta veel öelda, et kõige usaldusväärsemaks kettaks minu Lucid Justice, et sellega ma tundsin üsna kindlalt ennast igasugustel lähenemistel, haiservisetel, et kindlasti päästis minu päeva tollel päeval siis. Ei tegelikult. See mäng oli minu jaoks raske. Ma sain skooriks siis +30 ja ma õppisin seda, et ma pean õppima enda emotsioone taltsutama. Sest et seekord oli nii, et kui esimene vise läks pekki, siis läksid kõik muud ka järgmised 5 korvi pekki. Ja see oligi siuke nõiaring. Ja jah, eks ma peangi ennast siis õpetama, kuidas rahulikult peale viset edasi minna, isegi siis, kui vise läheb pekki. See on päris raske, aga seda tuleb õppida, et mängida normaalset mängu. Aga muidu seltskonda ma nautisin, oli tore ja kindlasti ma järgnevatel üritustel osalen ka. See on nagu väga hea kogemus. Sa näed kohe ära oma vead, sest et need rajad on kõik lühikesed ja pealt näha lihtsalt, kuigi tegelikult need on tegelikult päris rasked. Selline oli siis meie tänane video. Aitäh kõigile, et te vaatasite. Kindlasti saate meie tegemistel silma peal hoida meie Facebooki lehe kaudu kui ka meie TikToki kanali kaudu. Ja kindlasti oleme loomas ka uut materjali siia YouTube'i kanalile. Nii et püsige lainel ja vajadusel saate ka liituda meie klubiga, kes seda juba teinud ei ole. Endiselt otsime uusi liikmeid, üritame oma kommuuni kasvatada. Nii et Metrixi lehelt leiate kindlasti meid ülesse ja saate juba taotlused teele saata. Aga tänaseks kõik ja kuni järgmise korrani. Tšauki!